Nii, tere tulemast, kallid Eesti külalised, kolleegid, õpetajad, teadlased ja koostööpartnerid. Et alustame siis meie teadusseminari eestikeelse osaga, kus siis täna on meil teile, kõlab küll väga suurejooneliselt, aga nii see on, kus meil on siis au teile tegelikult tutvustada, mida meie suur töörühm on aastaga ära teinud siis Harno õppekava arendusprogrammi raames, mille eesmärk oli toota digitaalseid õppematerjale selleks, et arendada üliõpilaste ja mitte lihtsalt üliõpilaste, vaid mitte IKT erialadel õppivate üliõpilaste ja ennekõike siis ka õpetaja üliõpilaste digipädevust. Ja selleks, et tuua õppimisse põnevust ja motivatsiooni ja kaasatust, siis otsustasime võtta robootika ja matikvahendid kui midagi, mis siis on käed küljes tegevuste jaoks ja minna nendega kõik koos maailma päästma. Ja kes siis veel ei tea sellist toredat sõna nagu matik, et matik on siis eestikeelne vaste sõnale STEAM ja eesmärk siis materjali puhul selle digikogumikul oli siis väga lihtne ja ühene, et läbi selle, et me anname üliõpilastele oskus kasutada erinevaid robootika ja matikvahendeid, mis on saadavad meie lasteaedades ja üldhariduses, et läbi selle nad siis õpivad ka tegelikult arendama oma digipädevusi, saama üle ebakindlusest, õppima, disainima vastavaid tunnikavasid ja koostööliselt looma siis ka uusi ja paremaid õpetamispraktikaid. Nüüd teemad, millest kohe hakkab lähemalt rääkima ka Mihkel Kangur, olid meil siis mulla ookeani bioloogilise mitmekesisuse, kliima ja vee teemal ja siis teie ees seisev pilt näitab põgusalt, et millised vahendid siis prototüüpimiseks käiku läksid. Aga enne veel, kui jõuame Mihklini ja hakkame maailma päästma, siis kas sa saad, Elina, palun meile rääkida, et kuidas me õpetajate digipädevust päästame või miks see on üldse nii jutuks tulnud või on ju ka väga vastandlikke arvamusi, et me oleme juba digi üleküllastunud ja eriti nüüd distantsõppe ajal, et võib-olla vastupidi, et oleks aeg hoopis koomale tõmmata ja digist 10 penikoorma saabastega eemale joosta. Elina. Ja, et hästi põgusalt siin siis ka, et just et seesama digipädevus, et nagu ma ingliskeelses ettekandes välja tõin, et eks see DIGCOMP edudokument ei kehti ainult inglise keeles, vaid ikka eesti keeles ka ja tegelikult meil on endal selline tore lehekülg nagu digipädevus.ee, kus on ilusalt visuaalselt see dokument lahti muugitud, on ära kirjeldatud nii õppija kui õpetaja digipädevus ja nüüd see pool, mida Jaanika välja tõi, et eks see digipädevus on praegu väga palju tuure koguv teema, nii positiivse poole pealt kui negatiivse poole pealt, et äkki me tõesti oleme kuidagi digiküllastunud ja siinkohal ma võingi öelda, et seda digitehnoloogiat ongi meie ümber väga palju, aga paraku me ei sünni selle digipädevusega, et ta ei ole nagu nimi, mis meile koos isikukoodiga haiglast kaasa antakse või omavalitsusest, et seda oskust tuleb õppida, arendada ja hästi suur rõhk ongi harjutada, et harjutada ja elukestvalt harjutada. Ja just sellepärast, et vältida neid ohte, mis kogu selle digitehnoloogiaga kaasa tuleb ja et me oskaks neid õigeid valikuid teha. Ja see harjutamine tegelikult hakkabki pihta juba maast madalast, et see digipädevuse harjutamine ja need ettevalmistavad tegevused hakkavadki juba lasteaias ja viivad meid kuni siis oma õppimise ja töötamiseni välja, et ei olegi nagu või ei saagi nagu öelda, et võt nüüd on minu digipädevustega kõik, et rohkem ma neid arendama ei pea, et käib ta ühte sammu selle elukestva õppega küll.
Ja tegelikult siis, mida ma kindlasti tahaksin rõhutada, et just, et sellised riiklikud dokumendid, et kui me võtame siin just aluseks, et meie enda õppekava, elukestva õppestrateegia, kutsestandard ja tegelikult ka uus haridusstrateegia, justkui sunnivadki õpetajat olema digipädev, et see küsimus ei olegi enam üldse õhus, et kas õpetaja peab olema, et muidugi peab olema, et mitu dokumenti seda ka sätestavad, aga mida ma kindlasti tahaksin siit õpetaja kingadest välja hõisata, on see, et õpetajad just võivad ja peavad nõudma ka seda kvaliteetset digiõppematerjali. Et heakene küll dokumendid sätestavad, et me peame olema digipädevad, aga me tahaksime ka kasutada digipädevaid õppematerjale, et neid ei peaks ise kuidagi põlve otsas kokku klopsima, vaid et ma saangi võtta juba sellised kvaliteetsed, head materjalid, et ma ei pea kolistama mööda interneti avarusi ringi ja mõtlema, mis on siis hea ja mis mitte. Ja just, et selle ühe võimalusena ongi nüüd seesama materjal, mida me siin tutvustame, et annabki õpetajale selle abikäe ja lisatööriista, mida ta oma tundi ja tegevusi planeerides saabki aluseks võtta, millest koguda siis inspiratsiooni ja just, mis on nende materjalide üks väga tugev pluss, et õpetaja saabki kombineerida ja mugandada neid materjale oma tunnist ja ainest lähtuvalt, et kas ma võtangi sealt ühe jupi või ma tõesti võtangi materjali ja lähengi sellega tundi. Et see on üsna paindlikult kokku pandud ja pärast see video ots, Jaanika, kas see tuleb siia kohe või kannad mulle pärast veel sõna? No, kui sa tahad kohe näidata, no näitame siis enne Mihklit ära, kuidas sina oma üliõpilased digipädevaks tegid. Jaa, et teekski selle. Panen selle, katkestame korraks slaidi jagamise ja vaatame, mis juhtus Elina üliõpilastega. Ehk siis, et seesama materjal sai neile ette antud, et ma siin videole taustaks räägin, kuna videol väga palju teist ei ole. Mida nad siis said teha, et tegelikult saavad siit inspiratsiooni ka need õpetajad, kes juba täna tegutsevad, et see ei ole ainult tudengite pärusmaa, aga mida siis minu tudengid neid materjali läbi töötavad ütlesid, ongi see, et see inspireeris neid, andis neile kindlust seda oma õpilugu edasi arendada ja just, et see hoidis kokku nende aega, et nad pidanud hakkama internetis ise otsima. Vaadake, kui aeglaselt ta praegu läheb, on ju? Ja siis tal tuleb turboaurustamine. Vaadake nüüd. Siin oli siis näide sellest, et kuidas õppida veeringet Osobotiga ja nad olid ise hästi positiivselt üllatunud, et sellised materjalid on olemas, et neid tehakse, kindlasti ootavad nii-öelda seda materjalid edasi arendust ja teemad laienemist. Siin on esimene, teine, ärge segadus ajaga. Paneme kõigepealt värbuse kirja. Te võite nüüd lahti teha ja nüüd mikroskoobiga vaadata. Ja mis nad veel rõhutasid, et neid materjali läbi töötades ja oma aine konteksti pannes saidki aru, et see õppetund ei pea olema digivahendite all lookas ja ägisema, et täitsa piisab mingist tunni osast, kus ta kasutab siis selliseid stiilvahendeid ja lähenemist, et arendada siis õppija digipädevusi. Et tihti neil tekkiski see hirm, et kas ma pean 2x45 või 4x45 nüüd kogu tunni ära katma. Ja nende lõplik märksõna oligi siis see, et tuleb leida see tasakaal, et millal ma kasutan, mida ja kuidas see siis toetab tegelikult kogu minu tundi. Ja annan sõna siis Mihklile. Aitäh, Elina, ja kohe võtab Mihkel sõna üle ja räägib siis nendest globaalsetest väljakutsetest, mida me siis nende, nagu osad kutsuvad elektrooniliste mänguasjadega lahendama hakkasime. Aitäh! Aitäh! Elina lõpetas just väga hea kohaga sel teemal, et siit edasi minna, et miks me midagi õpime, mille jaoks me üldse õpime. Me teame, ilmselt see ei tohiks olla praegusel ajal mitte kellelegi enam suureks üllatuseks, et me elame keset globaalset kriisi. See kriis ei ole mitte ühetahuline, vaid see on väga mitmes aspektis samaaegselt meiega juhtumas. Üldnimetusel me võime neid nimetada
keskkonnakriisiks, kuigi see juhtub justkui keskkonnas, on selle keskseks teguriks siiski inimene. Ehk et me elame antropotseenis, me oleme ajastul, mida kujundab inimene. See on maakera ajaloos esmakordselt, kus üks bioloogiline olend on kogu maakera keskkonda niivõrd oluliselt mõjutanud, et see seab ohtu selle sama agendi enda tulevikuperspektiivi ellujäämise võimalused. Need 4 suurt keskkonnateemat, mida ma välja tooksin või mis on teadlaste poolt üle maailma välja toodud, millises kriisis me praegusel hetkel elame, on peamiselt seotud siis kõige enam teada kliimamuutustega, kuid kõige rängemalt kulgeb see kriis praegusel hetkel bioloogilise mitmekesisusega. Me elame keset 6. massilist liikide väljasuremist, mille on esmakordselt põhjustanud maakera ajaloos taas üks bioloogiline olend teiste seas, jällegi meie. Ja kõige enam see liikide väljasuremine toimub meile nähtamatult, meile raskesti jälgitavas meediumis, mullastikus, muldade viljakuse vähenemine. Samas, kus meie enda toit kõige enam sõltub just sellest, milline on põllumajanduseks sobivate muldade olukord. Ligikaudu pool siis sellistest muldadest me oleme tänapäevaks suutnud mõne viimase aastakümne jooksul ära hävitada, kuid väga oluline liikide väljasuremine on toimumas ka ookeanis, veekeskkonnas, taas meile silme alt võib-olla nähtamatul kujul, kuid kõige enam selliselt plastipürgiga saastuval kujul see ookean meil välja suremas on. Ja söögi kõrval loomulikult joogivesi, puhas vesi, kui palju seda veel kättesaadav on kliimamuutuste kontekstis. Maakera veerežiimi muutus on äärmiselt ulatuslik nendes kohtades, kus on teda alati vähem olnud, seal teda jääb veel vähemaks ja seal, kus teda on palju olnud, seal teda saab veel rohkem olema. Kuidas nende olukordadega toime tulla, kui meil ei ole võimalik võib-olla enam neid keskkonnamuutuseid tagasi pöörata, siis me peame ka nendega lihtsalt kuidagi toime tulema, nagu me peame toime tulema selle koroonaviirusega, mille keskel me praegusel hetkel elame. Rahvusvaheliselt või teadlaskonna poolt on välja pakutud sellised 3 peamist tegevussuunda või 3 tegevust, mis võiksid meid nendest keskkonnaprobleemidest välja tuua või aidata nendega toime tulla. Ükski nendest ei toimi üksinda, vaid nad peavad toimima samaaegselt. Väga suur hulk inimesi peab võimalikuks, et me tehnoloogilise arengu läbi saame toime tulla nende keskkonnategurite muutustega, mille aluseks on meie varasem kogemus, et kõigil eelmistel perioodidel, kui keskkonnas on toimunud olulisi muutuseid, siis läbi tehnoloogia muutuse me oleme nendega toime tulnud. Näiteks viimane selline suurem keskkonnamuutus, mis toimus väikese jääaja nime all, kus väga pikka aega oli Euroopas Põhjapoolkeral jahedam ilm, see tõi endaga kaasa vajaduse täiendava energiaallika järele. Me tegime läbi tehnoloogilise muutuse, võtsime kasutusele fossiilsed kütused ja siin me nüüd siis oleme helpimas sellise muutuse tagajärgiga. Ehk et tehnoloogiline muutus üksinda ei pruugi lahendada meie probleeme, väga sageli võib tuua kaasa ka probleemide süvenemise hoopis. Kuna me elame keset globaalset kriisi, siis loomulikult me ei saa tegutseda üksinda, vaid me peame nendele vastu asuma üheskoos ja seada sellised raamistikud eesmärgid, mille poole kõikide maade rahvad üheskoos siis pürgivad. ÜRO on selle seadnud ÜRO säästva arengu eesmärkide nime all, on defineeritud 17 sellist suurt olulist globaalset väljakutset, mille alusel tegutseda, mille nimel tegutseda, kus kõik üksikisikud, organisatsioonid, riigid saavad võtta vastutust. Eesti on siia lisanud loomulikult ka 18, kuna meile oma
omakeelne, omameelne kultuur, selle säilitamine on meie riigi kohustus täpselt samavõrd. Kuid globaalsed asjad, globaalsed vastutused, globaalsed lepped ei oma mitte mingisugust tähendust, mitte ükski rahvusvaheline kokkulepe üksinda ei tee keskkonna muutuseid, keskkonnaprobleeme olematuks, vaid ainus, mis reaalselt toimib, on siis kohapealne tegutsemine, võttes arvesse tehnoloogiasiiret ja rahvusvahelise koostöö võimalusi. See, et sündmused saaksid kohapeal toimuma hakata, nõuab meilt teistsugust lähenemist nendele küsimustele. Tegu ei ole eraldiseisvate, tegu ei ole klassikaliste akadeemiliste suundade põhjal üksinda ära lahendatavate probleemidega, vaid tegu on komplekssete ülesannetega, komplekssete probleemidega ja need lahendused peavad olema komplekssed, mistõttu siin selles tööriistakastis, selles juhendites on välja pakutud õpivõimalused, protsessid, kus on omavahel integreeritud siis nii loodusteadused kui ka muud valdkonnad selleks, et näidata nende probleemide komplekssust ja nende lahenduse võimalust läbi selliste lõimitud tegevuste siis. Aitäh! Aitäh, Mihkel, ja ma usun, et nüüd ongi viimane aeg hakata vaatama, et kuidas me neid väljakutseid siis lahendama hakkame. Ja nii-öelda see matiklõiming, mida me tegimegi neid siis 5 Mihkli poolt välja valitud valdkonnas muld, kliima, bioloogiline mitmekesisus, vesi ja ookeani prügi, ehk siis midagi sellist, mis ilmselt igat ka Eesti õpilast ja õpetajat ja tegelikult ka puudutab. Ja, sest meil on, Eesti on selles suhtes maailmas ka väga hästi arenenud keskkonnahariduse ja säästva arengu hariduse valdkonnas. Meil on see läbiv teema, keskkond ja jätkusuutlik areng. Need teemad lähtuvad sellistest loodusega seotud fenomenidest meie sfääridest, mille ajal tugineb ka inimühiskond, kuid need mõjud on absoluutselt kõikidesse meie elusfääridesse, mis meil sotsiaalselt olenditena eksisteerivad. Ehk et loodusteadlased üksinda seda küsimust ära lahendada ei saa, see peab toimuma läbi lõiminguga siis sotsiaal-humanitaarteadustega ja tehnoloogia, kaasaegne tehnoloogia tundmine, selle kasutada oskamine võib aidata kaasa nende probleemide olemuse mõistmisele ja kindlasti ka nendele lahenduste leidmisele. No aga vaatame, mida meie lõimijad siis välja pakkusid. Aitäh, Mihkel! Ja alustame esimesest kooliastmest, et nüüd kahjuks esimese kooliastme lõimija Kairi Mustjatse Martna põhikoolist ei saanud meiega siia jääda, aga see-eest on meil külas Kätlin Heinmets-Kallavere koolist ja ka Tallinna Ülikooli üliõpilane, kes viis need ennekõike õpetajate digipädevuse tõstmiseks viidud materjalid hoopis kooli ja kuidas läks, Kätlin? Meil läks väga hästi, et need õppematerjalid olidki sobilikud näiteks neile õpetajatele, kes ei ole tunnis enam roboteid kasutanud, sest seal olid siis nii sisud kui siis põhjalikud juhendid. Et siis me proovisime esimeses ja teises klassis rääkida lastele natuke mullast, põllude masinatest ja siis ehitada Lego viiduga ühe roboti valmis, kus oli siis traktor ja siis randaal. Ja õpetajad olid ka rahul, sest see kaasas hästi palju lapsi. Nad olid motiveeritud osalema, grupitööd tegelema ja siis õpetaja leidiski, et see oli väga hea võimalus nagu ka motoorika oskusi nagu harjutada. Ja kuna me oleme koolis, kus kõikide laste kodune keel ei ole eesti keelid, siis samamoodi ka see keeleõppe osa oli oluline, et seda ta arvas, et ta kindlasti veel kasutab. Aitäh, Kätlin, aga kas sa võib-olla ka paari sõnaga tutvustad seda eluprojekti, või mis asi on elu Tallinna Ülikoolis, et mille raames sa siis üldse sattusidki nende alles saladuses olevate materjalidega, mida me siin täna avalikuks teeme, tegutsema?
Et eluprojekt, kõigepealt ma mainin ära, et see on kõikidele üliõpilastele kohustuslik ikkagi, mitte vabatahtlik, aga teemavaldkond on hästi lai, et seal igaüks saabki valida nagu täiesti seinast seina, et millised projektid parajasti käimas on. Et kuna ma olen robootikaringiga ennem tegelenud, siis ma võtsin robotid, siis pannakse gruppi kokku erinevad erialad ja siis saab sellist koostöövõimalust. Ja samamoodi ka, et mis siis kellegi tugevamad küljed on ja hästi huvitav. Aitäh, Kätlin, ja kahjuks Sergei meil nüüd elurühmast ei saanud täna liituda, aga Sergei, kui te kuulsite, et tegemist on erinevate ka erialade lõiminguga ülikoolis, siis tema võimlemisõpetajana käis Sphero robotitega ujulas ookeaniprügi puhastamas. Aga liigume meie veel kord, Elina, sinu juurde tagasi, et sina olid meil ju teise kooliastme lõimija. Et kas sa võib-olla veel paari sõnaga valgustaksid, et mis motiveeris sind just nimelt neid vahendeid kasutusele võtma või mis oli sinu mõttes? Ja, ma räägin, ma kahjuks praegu pilti ei saa panna, et mul on üks väike assistent siin. Et ja mina, kuna ma siis ka õpetan üldhariduskoolis, esimene teine kooliaste ja võtsime nendest loodud materjalidest sellise lähtepunkti, et ma andsin selle materjali siis oma õpetajatele, klassiõpetajad, kes meil õpetavad ja aineõpetajad, et nad vaatasid nendele otsa ja tegelikult sai otsustavaks just see, et mis on täna koolis olemas. Et vahendite valik tuli suuresti tegelikult sellest, et õpetajatel endil oli kogemus, koolis oli olemas ja pinnale jäigi siis Osobot ja just see digitaalne mikroskoop. Ja tegelikult ka see, et lapsed olid nendega juba ka varem midagi teinud, mis kergendas õpetajate jaoks jälle seda, et neil jäi tegelikult see kõik ära, et nad oleks pidanud hakkama lastele õpetama kuidagi roboteid, nende käivitamist, nendega ümberkäimist, et see oli tegelikult ka õppijatel selge, et nad said tegelikult tegeleda siis ainult selle õppesisu nii-öelda disainimisega ja tegime siis selle lükke ka, et kuna see koroonaaeg meil siin on ja kui me räägime, et just, et kool peaks pakkuma seda päriselu kogemust, et siis me tõimegi oma õppijad Eduspace'i ja kandsime maske ja ka lapsed ütlesid, et see oli nende jaoks täiesti esmakordne, kus nad pidid päriselt maske kandma, aga olimegi ainult oma klassiga seal Eduspace'is ja laste sõnum oligi see, et rohkem selliseid asju ja rohkem Tallinna Ülikooli, et õpetajad olid võib-olla pigem sellega kimbatuses, et mitte niivõrd tehnika sidumisega õppetööga, vaid et lapsed tahavad inspireerivat keskkonda ja kui sa oled olnud kodus lukus või isegi koolis lukus, et nad väga tahaksid teha neid põnevaid asju mujal. Et selles mõttes meie õpetajate tagasiside oli hästi positiivne selles osas, et on haridustehnoloog kõrval ja ma usun, see tuli ka minu tudengite tagasisidest välja, et kui seda lektorit ei ole, et siis on näiteks haridustehnoloog, informaatikaõpetaja või huvijuht, kes natuke aitab seda kätt hoida ja tegelikult kui ühe korra läbi teha, ei ole seal nagu hirmsat midagi. Aitäh, Elina, et nüüd me saime täiesti uue dimensiooni nii-öelda skeptikutele, et kui ju skeptikud ütlevad, et on see siis ikka nii kindel, et see tehnoloogia, olgu ta siis uurimuslikus õppes või projektõppes tundi toomine võiks õpilaste motivatsiooni tõsta või hoopis on vahend see, mille peale õpilane motiveeritud on, mitte aine, et nüüd on uus dimensioon, et kas siis nii-öelda aine sisu või teema tõstab õpilase motivatsiooni või see, et ta on ülikoolis, et ülikool juba ainuüksi tõstab motivatsiooni ainet õppida. Aga liigume meie edasi ja 3. kooliastmes nüüd kahjuks lõimija Kadri Mettis ei saanud täna kohal olla see kell, aga ta saatis meile inspireeriva video, kus ta räägib siis, millest tema lähtus oma materjale koostades. Et vaatame siis koos seda videot. Materjalide teemad on inspireeritud Mihkli sissejuhatusest ühe aktuaalse keskkonna teema kohta. Materjalides on lõimitud omavahel bioloogia, keemia, füüsika,
ja matemaatika ainevaldkonna teadmisi ja tegevusi. Igas materjalis on disaini ülesanne koos tehnoloogilise vahendiga, mis aitaks lahendada ühte jätatud probleemi. Lisaks on olemas ka materjalide inglisekeelne versioon, mis võimaldaks materjale kasutada ka inglise keele õpetajaga koostöös. Materjalide edasiarendamise viise on palju. Lõimida annab nendesse tegevustesse veel teisigi aineid. Materjalide loomisel valisin ennast kõige rohkem kõnetavama alateema või alaprobleemi ning hakkasin selle ümber ehitama tegevuse. Mõnikord oli inspiratsiooniallikaks hoopis tehnoloogiline vahend, näiteks termokaamera, sensorid või leiutamise komplektid. Aga aitäh, Kadrile. Ja enne kui liigume 4. kooliastmesse, on meil siin ka Andres Seire, tehnoloogiaõpetaja, kes osales meie projektis inspireerivate robotite ehitajana. Jaa, et mina räägiksin siis oma kooli Tallinna Tehnikagümnaasiumi poole pealt, et kuidas siis digiteemasid pedagoogidele lähemale tuua ja ka robootikat. Et olen andnud peale matemaatika siis ka robootika lõiminguid füüsikas. Ja sattusin siis väga õnnelikult Tallinna Ülikooli töögruppi tänu Jaanka robomatemaatika päevadele, mis olid siis üle Eesti. Ja sealt tekkiski idee, et ma võiksin robootikaspetsialistina väga palju kaasa aidata nii-öelda nende digiteemade arengule Tallinna Ülikoolis ja ka siis üldhariduskoolides. Ja näen siis tõesti, et seda robootikat saab väga edukalt lõimida ka teistesse ainetesse, mitte ainult reaalainetesse, nagu näiteks bioloogia ja nüüd uus suund veel, mis meil siin koolis on, et miks mitte ka muusikatunnis robotid laulma panna. Küll bioloogias ja teistes ainetes siiski tunduvalt vähem. Ma natuke vabandan, ma ei saanud poistega tundi ära jätta, mul käib ka robootika, et lapsed natuke lahendavad ülesanded, aga ma saan ilusti rääkida oma asjad ära, sest neid ei saa hetkel koju lasta lihtsalt nii. Ma tahtsin veel öelda seda, et bioloogias siis võimalikult vähe ikkagi neid tunde anda, sest ta päris ei haaku selle bioloogia teooria teemadega. Aga nüüd lillekastmisrobot kohta ütleksin siis niimoodi, mille ma tõesti siis välja ehitasin, et ta peaks olema väga täpselt nii selle Lego ehituse kui ka siis selle programmse poole pealt. Kusjuures see Lego juhis peaks olema väga täpne ja keeruline valmis ehitada. Ja kindlasti tuleb need digiteemasid ja võimalikult lähemale pidevalt igapäevaselt tuua nii Tallinna Ülikooli Eduspace laboris juba pedagoogide õpinguperioodil kui ka siis üldse kooli õppes, sest robootika on praktiliselt lõpmatu valdkond, ka koolirobootika. Ja lõpetuseks siis ütleksin, et eks see pedagoogi töö on tõesti keeruline, et nagu näha ka minu näol, et mul tõesti poisid kõrval ilusti õpivad, et ma ei saa need koju lasta, et ma nüüd edaspidi eelistan natuke kuulata rohkem. Aitäh! Aitäh sulle, Andres, ja tundub, et see õppimine on väga-väga haarav seal Andrese koolis, et kindlasti osad lapsevanemad mõtlesid, et kus on sellised õpetajad, kes õpilastel niimoodi täitsa vabalt õppida lubavad. Aga liigume meie edasi 4. kooliastmesse ja kuigi tundub, et praegu 4. kooliaste on meil Eestis distantsõppes, siis tegelikult ju need materjalid, mis on loodud, sobivad ka distantsilt õppimiseks. Külli, palun. Gümnaasiumi ülesannetes siis on kasutatud robootikavahendeid, aga täna mul on siin olemas sensorid, et ma tutvustan teile veeteema alla kuuluvat ülesannet, kus siis erinevate sensoritega on võimalik mõõta erinevaid parameetreid, mis siis näitavad seda, et kui puhas vesi on. Ülesanne on koostatud uurimusliku õppetsüklist lähtuvalt, ehk siis alguses on selline probleemi püstitamine, siis esitatakse uurimisküsimus või hüpotees, siis planeeritakse katse, viiakse katse läbi ja analüüsitakse tulemusi. Et siin tuleb olulisena sisse ka matemaatika osa, et kui me sensoritega mingisuguseid andmeid kogume, et need saaksid ka siis statistiliste meetoditega analüüsitud. Ja lõpuks siis tuleb kokkuvõte ja kogu selle ülesanne juures on oluline roll ka siis arutelul.
Ja lisaks sellele tavalisele uurimusliku õppemudelile on võimalik sellist ülesannet viia läbi ka kodanikuteaduse projektina, mis siis tähendab seda, et need samad sensorid, mis meil koolides olemas on, et neid saab siis kasutada ka päris selliste teaduslike uuringute tegemiseks, et näiteks koostöös teadlastega või siis ka õpilased saavad algatada selliseid enda avatud projekte, siis, kus ka teised inimesed saavad osaleda, kus kogutakse siis suurem hulk andmeid, mida pärast analüüsida ja mille põhjal siis ka selliseid olulisi järeldusi teha. Nii siis B-ülesande jaoks mul siin praegu on olemas juhtivuse sensor, mis siis mõõdab vee elektrijuhtivust. Et kui meil vees on lahustunud erinevaid ioone või soolasid, siis see vesi hakkab elektrit juhtima. Et puhas vesi siis juhib vähe elektrit ja mida rohkem neid ioone seal lahustunud on, seda rohkem vesi elektrit juhib. Mul siin praegu on olemas siis kõigepealt destilleeritud vesi, mis siis peaks olema üsna puhas. Praegu see sensor näitab mulle, et see on 62 mikrosiimensit sentimeetri kohta, mis on üsna madal. Teises topsis on kraanivesi. Et selle näit on siin kuskil 350 mikrosiimensit sentimeetri kohta. Loetakse siis selle joogivee jaoks kõlbulikuks 200 kuni 800 mikrosiimensit. Et see on tõesti praegu joogikõlbulik. Ja siin kolmandas topsis on siis jõest võetud vesi, mis te näete ka, et on natuke sellist kollakat või pruunikat värvi. Et me näeme silmaga, et ei ole nii puhas. Ja kui ma seda näitu vaatan, siis see on ka siin 530 mikrosiimensit sentimeetri kohta. Et on siis ikkagi oluliselt suurem kui kraanivee puhul. Aga samas ta praegu jäi sellesse joodava vee vahemikku, et vähemalt siis elektrijuhtivuse poolest ta tundub olevat joodav, aga muidugi peaks siis ka teisi asju arvestama, mis siin vees võib olla. Ja lisaks on mul siin praegu ka pH-sensor. Neutraalne vesi on siis 7 pH-ga umbes ja vaatame siis, mis meil praegu see destilleeritud vesi on. Praegu näitab siin natukene üle 7 isegi, 7,1. Siis kraanivesi peaks ka olema üsna neutraalse läheduses, pigem natukene alla 7. Kuigi kui ma praegu näitu vaatan, siis ta on väga sarnane sellele samale destilleeritud vee pH-le. Ja lõpetuseks saame vaadata siis ka seda jõevee pH-d, mis praegu natukese jääb alla 7, et ta on ka üsna neutraalse pH läheduses. Et olenevalt sellest, siis, mis sensorid koolides olemas on, et on võimalik mõõta erinevaid parameetreid. Näiteks vee hägusust on võimalik mõõta, et kui vees on selliseid mitte lahustunud osakesi, siis need muudavad vee häguseks ja me saame seda mõõta sensoritega. Ja võib-olla on veel erinevaid parameetreid, mida siis mõõta saaks. Ja üks selline ülesande variant olekski see, kui õpilased näiteks enda kodukoha läheduses olevatest veekogudest võtavad vett ja mõõdavad, kui puhas see vesi on, et me saaksime siis hinnata vee puhtust. Aitäh! Aitäh Küllile ja nagu te aru saite, siis see on ju kõigest üks ülesannetest, et tegelikult on ju ka gümnaasiumile 5 erinevat väljakutset. Aga liigume meie vaikselt edasi ja enne, kui me läheme ja sukeldume põnevasse statistikamaailma, on meil ära vaja käia siis veel virtuaalsemas maailmas, kui on meie distantsõpe ja palun sinu sõna, Madis. Aitäh! Ma siis lühidalt räägin selle virtuaalreaalsuse bloki üle, et see tehnoloogia sai valitud siia projekti selle põhjusel, et ta on uus, huvitav, järjest rohkem ka haridusasutuste seas levinud ja lisaks sellele, et ta võimaldab väga huvitavaid kogemusi siis kooli tuua. See tehnoloogia on ka ise võrdlemisi huvitav, et järgmise slaidi peal on sisulist juttu, aga siin on natukene siukest see vormiline pool, et millest saab üldse rääkida selle tehnoloogia kasutamise ajal erinevate raskuastmetele. Et me oleme pannud kokku sellised paketid, et kõige selline lihtsam jutt on lihtsalt kõige baas, mis on üldse vaja kõigil
kasutajatele teada, et kuidas on selle tehnoloogia kasutusohutus, et ei kukuks ise kuhugi pikali või kogemata ei põrkaks kokku oma klassikaaslasega. Et see on see esimene tase. Sellest keerulisem on raskusaste 2, et natuke analüüsida seda, et mis on selle virtuaalmaailma erinevused ja sarnasused võrreldes pärismaailmaga. Et on päris mitmeid, mida saab tuua. Raskusaste 3 räägib juba natuke rohkem sellest, et milleks selline tehnoloogia siis veel võiks kasulik olla peale siukse meelelahutusmaailma, kus ta on võib-olla kõige levinum. Ja rääkida natukene ka sellest psühholoogilisest poolest, et mis seal siis inimesega juhtub, kui ta need prillid pähe paneb, mida ta tunneb ja kuidas neid erinevaid kogemusi mõõdetakse. Mis see kõige keerulisem, võib-olla siis kõige huvitavam just siukeste süvahuvilistele on see, et räägime rohkem seadme tehnoloogilisest poolest, mis sensorid seal sees on, mida selle mängija kohta see seade teab ja mida ei tea. Ja veel rohkem sellega psühholoogilist poolt, et kuidas see meie enda aju riistvara siis seda kogemust vastu võtab. Ja kui minna nüüd rohkem teemade peale, siis meil oli need samad 5 teemat, mis alguses sai tutvustatud. Ja nüüd, et leida sellele sobivat sisu, see oli siukene natuke loominguline ülesanne, et vaadata, et mis üldse turul pakkuda on, sest me ei teinud neid mänge nullist, või me vaatasime, et kas on midagi, mis sobiks juba ja mida saaks siis nagu nende teemade siis ilusti sobitada niivõrd kuivõrd. Ja siin veeteemades on siuke tore mäng, kus on võimalik ehitada 3-mõõtmelises ruumis siukseid torupuslesid ja selle raames siis on võimalik seletada juurde erinevate raskusastmetega, et kust joogivesi tuleb, kuhu ta läheb, kellel seda vaja on, kõik need puhtuse teemad ja ka laiemad veekriisid. Kui me vaatame ookeani teemat, järgmine slaid, siis siin on üks kogemus, mis on väga huvitav, mis viib kasutajad siis ookeani põhja ja kohtuma väga erinevate mereasukatega. Ja jällegi selle ümber saab siis ehitada ja meil on pandud erinevad küsimused, et mis puudutavadki seda ookeani elustikku, jällegi probleeme, mis ookeanitega seoses on ja võimalusi. Kui on mulla teema, siis mulla teema oli väga huvitav, sest konkreetselt nagu siukest maist teemat ei olnudki väga lihtne leida, aga küll aga oli võimalik üks Marsi kogemus välja valida. Ja see on võib-olla siis õpetlik lugu sellest, et mis saab, kui mulda ei ole, on ainult pinnas või siukene väga tolmav planeet. Ja siin on siis mängijal võimalik juhtida ühte Marsi kulgurit ja kogeda ühte tolmutormi. Ja selle ümber jällegi on siis küsimused ja teemad, et miks see planeet selline on ja kuidas see seostub tegelikult ka planeet Maaga. Lähme edasi. Kliimateema on meil hetkel lahendatud sellise ümbermaailma reisiga, et on rakendus, kus on võimalik käia vaadata maailma eri punkte ja neid väga nagu detailselt uurida. Ja selle raames siis on võimalik seletada, et kliimamuutused on globaalne nähtus ja see mõjutab erinevaid punkte maailmas erinevalt. Ja kes ei usu, saab minna ise vaadata, et siin on üks, ma ei mäleta, mis saareriik see oli, aga kui sa sinna väga nagu maad ligi lähed, sa näedki, et see saar ongi väga-väga madal, et see annab loodetavasti inimestele edasi seda, et neile on iga sentimeeter väga-väga oluline, kui meri tõuseb. Ja viimane slaid on siis elurikkuse teemades, et siin oli hea võimalus kasutada jälle rakendust, mis võimaldab käia väga erinevates bioomides või elukeskkondades, et on siin niisugune maagiline mets või on mingisugused kõrbemaastikud või isegi, kui ma ei eksi, seal oli üks kogemus, mis on dinosaurustega, et ka mineviku elurikkust siis näidata, lasta kogeda ja siis jälle selle ümber ehitada küsimusi ja loodetavasti inspireerida ja motiveerida õpetajaid ja õpilasi. Suur aitäh, Madis, sulle. Aga enne kui me nüüd liigume statistika ja andmete juurde, et ma arvan, et päris mitmel seminari vaatajal kibeleb ka keele peal see küsimus, et viimasel ajal on olnud ajakirjanduses palju sõnavõtte, et kuidas see virtuaalreaalsus võib olla ohtlik, et millisest vanusest
sa üldse virtuaalreaalsuse maailma soovitaksid sukelduda lastel ja kuidas seda siis ohutult tarbida? Just, et seesama esimene plokk, mis meil on, üritabki seda käsitleda ka, et kindlasti nagu iga tehnoloogiaga on see, et tuleb olla mõõdukas. Et kui vaadata tootjaid, siis nemad ütlevad, et alla 7-aastatele kindlasti ei soovitata, üle 7-aastased võivad natuke proovida, aga päris siuksi päevapikkused sessioone või mitme tunni pikkused sessioone tegelikult ma ei soovitaks kellelegi. Et ta on niisugune abivahend, mis annab natukene niisugust lisapõnevust, aga kindlasti ma ei näe lähitulevikus olukordi, kus õpilased veedaksid tunde järjest kuskil prillide sees ülesandeid lahendades. Et see on niisugune väike teema algataja või kokkuvõtja, aga ta pigem hetkel jääb sellisele tasandile. Aitäh, Madis! Ja nüüd liigume edasi statistika juurde, sest kui me läheme maailma päästma, meil on vaja teha otsuseid ja üks võimalus on teha otsuseid kõhutunde pealt, mis ilmselgelt ei pruugi olla väga hea otsus, aga me saame teha ka otsuseid andmete pealt ja selleks, et andmed muutuksid informatsiooniks, meil on vaja neid analüüsida ja meil on vaja statistikat, et proovisimegi oma projektiga tekitada matiklõiminguga andmeid ja Ülle otsustas nad meile siis ette näidata, et kuidas maailma päästmine toimub. Ülle, palun. Nii, kas ma olen kuuldav? Oled kuuldav. Väga tore. Kõigepealt võib öelda, et õnneks andmetega tegelemine ei ole tervisele ohtlik, nii nagu virtuaalreaalsus. Ja teiseks ma tahaks öelda, et suur tänu kõigepealt teistele ideede autoritele, Kairile ja Küllile ja Kadrile, kellest kõik need minu stsenaariumid on siis inspiratsiooni saanud. Aga miks siis statistikat vaja on? Ma arvan, et tegelikult tänapäeva elu ja maailm vajab üha enam inimesi, kes oskavad andmetega ümber käia, sest mis tahes elualal ei ole võimalik probleeme nagu adekvaatselt lahendada ega käiku ennustada, kui me andmeid ei kogu ja ei analüüsi, olgu siis kas koroonaviiruse leviku kohta või liikide väljasuremise kohta. Nüüd teisalt, aga kui me õpime statistikat omaette, siis temal ei ole niisugusena mingit tähendust. Keskväärtuse arvutamine ei anna meile aimu sellest, mida see keskväärtus meile ütleb. Ja sellepärast on see idee statistikat lõimitult õpetada väga vajalik, väga meeldis mulle, kui Jaanika selle tegevuse mulle pakkus. Ja niimoodi, kui me õpetame statistikat lõimitud teiste õppeainetega, saab teda juba kasutada kui sellist vajalikku ja tänapäevast tööriista. Meie statistikosa materjalid ühest küljest nad toetavad siis neid, kes tahavad oma andmeanalüüsi ja tabelarvutuse baasoskusi kas üldse arendada või siis uuendada seda, mis kunagi õpitud on. Ja meil on olemas siis videod, mis siis aitavad õppida, kuidas koostada andmetabeleid, kuidas kirjutada sisse valemeid ja linke, milliseid graafikuid peaks valima ja võib-olla üks olulisim osa on see, kuidas luua õpilastele siis selline keskkond ühistööks internetis. Ja kõike seda saab harjutada siis tööfaili põhjal, mis on siis tegelikult seotud 3. kooliastme mulla teemaga. See on lihtne selline andmete kogumise tabel ja selle najal siis saab harjutada nii see õpetaja ise, kes tahab tundi ette valmistada, kui ka õpilased saavad harjutada neid baasoskusi. Nüüd pane veel tagasi see teine osa ka, sest põhiline osa siiski selle statistika
statistikamaterjalidest on siis andmetöötluse stsenaariumid, mis lähtuvad siis mingisugusest jätkusuutliku arengu teemast ja nende juurde kuuluvad ka tööfailid ja slaidid siis sissejuhatavate juhenditega ja need tööfailid ongi siis mõeldud ka nii harjutamiseks kui ka õpilastele jagamiseks ja näiteks nende põhjal võib koostada ka kontrolltöid, sest nad juba sisaldavad õpiülesandeid ja näidisandmeid. Nii, aga nüüd palun edasi siis. Statistika kaudu või saab ka siis väga hästi erinevaid õppeaineid lõimida ja siin ongi siis võib-olla loetletud need õppeained, mille lõimimine on ühes või teises teemas mõelda. Muidugi keskseks on meil see jätkusuutliku arengu teema ja teine keskne koht on muidugi IT või arvutiõpe, aga on ka väga palju teisi õppeaineid ja järgmistel slaididel lühidalt mõned näited sellest, kuidas siis statistika kaudu saame lõimida näiteks klassiõpetuses või klassiõppes loodusliku või bioloogilise mitmekesisuse teemat, et õpilased saavad töölehed, millel on niisugused, need on siis PowerPoint failid, millel on olemas nii-öelda mesilaste korjatud õietolmuterakeste proovid ja siis nad saavad neid õietolmuterakesi, nad loendavad nad kokku ja saavad nendest siis ehitada selles PowerPoint failis ilusa tulpdiagrammi pildi. No see on üks näide siis klassiõppe esimese kooliastme jaoks, kolmanda kooliastme jaoks võib-olla siis järgmine pilt. Võib tuua sellise stsenaariumi, kus meil seal on juttu merevee magestamisest ja õpilased peavad siis otsima andmeid selle kohta, missugune, kui intensiivne on päikesekiirgus Eestis ja Punase mere ääres ja siis selle mudeli abil mudelisse need andmed sisse panema ja siis hindama, siis kas Eestis näiteks piisab päikeseenergiat, et oleks mõistlik ehitada siia mingi merevee magestamise jaam. Nii et seal on andmeotsing ja siin on kindlasti üks selline näide koostööst võiks olla selline, et näiteks geograafiatunnis otsitakse üles need andmed päikesekiirguse ja vee soolsuse kohta ja füüsikatunnis arutatakse läbi need valemid, mida mudelis kasutatakse ja ühikud ja lõpuks siis võib-olla hoopiski IT-tunnis katsutakse kõik need andmed siis mudelis läbi mängida ja võib-olla neid muutes midagi muud ka uurida ja kui me tahame nüüd rääkida siis ka veel sotsiaalainetes võib üleüldse siis jõuda ka selle mudeli põhjal erinevate nii-öelda vee kättesaadavusega seotud tundide juurde. Ja olgu siis üks näide ka 4. kooliastmest või gümnaasiumist. Seal on hoopiski teemaks kliimamuutusi leevendava robotseadme nii-öelda startup firma loomine ja tootearendus ja tuleb siis uurida andmeid näiteks energiatarbimise kohta ja siis vaadata, kuidas saab kokkuhoidu tekitada ja lõpuks tuleb siis koostada selle nii-öelda startup firma tegevuskava ja tegevuspõhine eelarve. Nii et siin on
võib-olla pigem keskseks aineks see majandusõpe, kus seda sisu arutatakse ja kindlasti siis toeks ja jällegi võib-olla koostöö arvutiõpetajaga. Nii et see statistika osa siis võimaldab siis hästi lõimida, aga ainult juhul, kui muidugi õpetajad teevad koostööd ja tegelikult ka kui koolis tervikuna valitseb selline koostööd soodustav vaimsus. Ja saab siis omandada ühest küljest statistika tabelarvutuse baasoskuseid ja välja töötada lõimitud tunde, kus siis statistikat rakendatakse selleks, et vaadata jätkusuutliku arengu nagu teemadele hästi erinevatest vaatepunktidest ja mitmekülgsetest vaatepunktidest. Aga aitäh teile! Aitäh sulle, Ülle, ja mul on väga hea meel, et see statistika osa aitab meil siis tõlgendada, et kas meie loodud prototüübid suudavad tegelikult selle maailma ära päästa. Ehk nagu ju Mihkel ütles, et tegemist on globaalse teemaga ja kõik ühiselt ette võetud asjad viivad edasi. Aga enne kui läheme lõpuküsimuste juurde, sooviksin ka tutvustada meie projekti meeskonda, et projekti meeskond, kes siis töötas aasta jooksul selle 20 õppematerjali valmimise nimel, oli oluliselt suurem kui tänased esinejad, et ma neid kõiki paraku ei jõuagi ekraanilt ette hakata lugema, aga salvestusest vaadake, et kindlasti tunnete ära oma tänased ja tulevased koostööpartnerid järgnevates hariduslikes projektides, et lõimijad siis täna pooled astusid ka teie ette, Kairi Mustjats, Elina Nevski, Kadri Metis ja Külli Kori. Jätkusuutliku arengu projektid pakkus meile siis sellest 80 eesmärgist välja Mihkel Kangur, virtuaalreaalsusega mässas Madis Vasser, nagu te ka just kuulsite, statistikoosa Ülle Kikas, Haavis B ja tõlgetes, sest kuidagi pidid need asjad ka digitaalseks inglise keelde jõudma, tegutses Karl Leoste ja projekti assistent oli Anastasia Skiperskaja. Nüüd on üks osa materjalist, mis ei ole veel täna olemas e-koolikotis, kohe panen teile ka e-koolikoti otselingid ja see on kasutamise nõuanded ehk õpetaja raamatust on veel puudu see plokk, kuidas siis täpselt saavad klassiõpetajad teda tundi tuua, millest lähtuda uurimusliku õppe ülesande koostamisel. Inge Timošuk on siis seda lihtimas ja viimistlemas ja Grete Arro on meil siis kirjutamas ka peatükki väärmõistetest, et kuidas siis vältida nende teket ja Kätlin Vanari avab natukene digipädevusi ja siis kõrghariduse konteksti. Nüüd laiendatud meeskonnas olid meil ka Tiia Aun, Mari-Liis Lind, Maris Saakpak, Andres Seire, kellega me kohtusime Maire Tuul ja ettevõtetest Insplay ja Haridusamet ja siis projekti juhtis Jaanika Leoste. Lisaks oli meil veel palju inimesi, aga lihtsalt ekraaniruum sai otsa. Et ma täname neid ka veel kõiki eraldi teaduskoordinaatoreid, projekti assistente. Et mida me tegelikult ju Elinaga vist ei öelnud, eesti keeles ei ole veel öelnud, on ju Elina? Et me ei ole öelnud, et kuidas me teada saame, et kas need materjalid siis on mõeldud, need materjalid, mis on mõeldud õpetajate ja õpetaja üliõpilaste digipädevuste tõstmiseks, et kas nad tegelikult ka seda tõstavad, et Elina, saad sa hetkel rääkida, mis on see plaan, kuidas me tegelikult seda teada saame? Tundub, et Elinal on vist hetkel mässamist pisipisikeste assistentidega kodus. Aga siis jah, et tegelikult kui me tahame teada, kas midagi muutub ja Ülle meil siin juba ka naeratas ekraanilt, meil on ju vaja andmeid ja teada saada, et mis siis juhtus. Et nüüd projekti testimise raames me kasutasime osaliselt siis digipädevuse lehel olevat digipädevuse hindamise raamistikku. Kõigest 6 osast me ei oodanudki, et see materjal saaks mõjutada
et kindlasti pikemas perspektiivis saab näiteks meie materjal mõjutada ka õpetajate omavahelist koostööd või digikultuuri organisatsioonis, aga antud hetkel me siis vaatasime pigem seda, et kuidas antud materjali kasutamine tõstab üliõpilaste digipädevust digiõppevara loomise raames, samamoodi siis andmeturvalisust ja ka enda digipädevuste tõusu ning õppijate digipädevuse tõusu. Nüüd, Maire, kas sa saad hetkel rääkida, et meil ei olnud täna küll seda lasteaiale mõeldud 5 väljakutse plokki, aga tegelikult sinuga koos rahvusvahelisel ainekursusel neid materjale testides viidi need materjalid ka lasteaeda, et mida võiks tähele panna, kui seda tüüpi materjalid lasteaeda tuua? Aitäh, et sa mulle sõna andsid, aga lasteaia kontekstis muidugi ideid saab kõiki ju kohandada. Selles suhtes üldsegi probleemi ei ole. Ainuke asi, et neid robootikavahendid tuleb kindlasti ka üle vaadata, et need oleksid esialgu jõukohased, mida lõimida. Ja kõige rõõmustavam sõnum on ju see, et kuna lasteaias on nii või teisiti kõik asjad lõimitud, siis lihtsalt see teema, jätkusuutlikkuse teema, seda meil on väga lihtne siis läbi erinevate ainevaldkondade käsitleda. Võib-olla jah, muidugi see virtuaalreaalsus on see, mis esialgu võib-olla välja jääb ja statistikast tulevad sisse ainult nii palju, kui lapsed suudavad ise joonistada, üles visandada selliseid väikseid graafikuid, aga muus osas ma arvan, et erilisi takistusi ei ole ja meie tudengid ju ka tegelikult näitasid, et nad olid päris innustunud nende tegevuste tegemisel ja edaspidi me võiksime selle teema ka lasteaeda viia. Aitäh, Maire, ja meie tund aega ongi märkamatult läbi saanud. Lisasin teile ka vestlusesse nii inglise keeles kui ka eesti keeles kogumiku lingid, mis omakorda siis koondavad kõiki 20 materjali, mida sai alguses vestlusesse postitatud. Ja kuna me tegime ka selles seminaris salvestuse, et siis lähipäevil saadame teile ka lingi salvestusega, et kui soovite veel midagi üle vaadata. Et kui on küsimusi, siis võite kohe praegu mikrofoni avada või siis saame juba suhtlema hakata ka seminari väliselt. Igal juhul väga ootame teid kõiki neid materjale kasutusse võtma, on nad siis ka võimalikud distantsõppes, sest iga materjal, nüüd vist tuleb see tõehetk, et iga materjal sellest 20 siis väga põhjalikult kasutades võib sisustada 4–8 õppetundi, nii et igal juhul ei ole me veel siiamaale kogenud kedagi, kes oleks siis ühe materjali ühe hingetõmbega suutnud läbi lahendada, nii et siin ongi see hetk, kus siis tuleb õpetajana materjalile otsa vaadata ja vaadata, millise väikese digiampsu mikrotunni ma endale sealt võtan. Veel kord suur tänu kogu meeskonnale, hakkame otsasid siis kokku tõmbama ja õpetaja käsiraamatu lõplik versioon siis samal lingil õppematerjalide sees valmib kui mitte varem, siis 31. detsembril 2020. Suur aitäh teile ja kohtumiseni meie järgmistel teadusseminaridel.